David Münter. Mängivad Rannamäega, vaatame, Münter viib palli kasti ja tagant postist tuleb, aga oli seal. Aga nüüd Goldbergil võimalust lüüa. Ja 1-0! Stanislav Goldberg viib Rakvere Tarvase 1-0 juhtima 20. minutil. Ja pall värava alla ohvlikult ja pall on lahti värava all ja pall on võrgus ja tuleb Tarvale siit 1 tagasi ja lööb selle ära Rannamäe, läheb sealt kohe palli võtma ka, et veel panna ja toob Rannamäe mängu tagasi kenasti Rakvere Tarva. Ma arvan, et selle alles jäänud 50 korralik meeste hulk on kasti toodud ja tuli värav! Hästi mängitud 2 kohe peaga 2-1 ja mäng on jälle põhimõtteliselt enam-vähem algust tagasi. Kehi on kastis paras õhu ja kõrge pall taha posti peale ja on 2-2! Ja teise ja super, et nurgalöögid on Kuusk ja Honn Rakvere rõõmus. Teine värav, 2 väravat ei ole nad veel Premium-liigas löönud ühes kohtamises. Pooled väravatest oleme näinud, mis nad sel hooajal on löönud selles mängul. Välja mängitud selle Karsava joonet siin. Selle võrra see läheb kaugemale ja nüüd on võimalus Tarval! Tarval on võimalus ja tuleb siit värav! Mihkel Kull lööb selle palli väravasse ja nagu enne rääkisime, nii vähesest ongi vaja, nii vähesest piisab. 1-2. No, mida selle peale öelda? Ja võttis täitsa sõnatuks, et siin suutis pikk pall, ründaja pikendab, äärepoolik teeb õige jooksu liini taha, kuidagi magati ta maha ja väga peenelt üle värava ei tõstetud. Aga siin päris huvitavalt põrkab pall Jograf Siim ja lööb ära ja Rakvere Tarvas läheb 1-0 juhtima 15. minutil. Väga huvitav pall sinna, seal Paide ei saanud kuidagi sellega hakkama ja Juhan Jograf Siim võtab selle palli ja tulistab vasakuga alla nurka ära ja Rakvere on 1-0 ees. Aga nüüd teisel pool, siin võimalus muutuvad nii teised on ja kas Rakvere lööb 2-2? Rakvere lööb 2-2 ja siin 63. minutil ja kes see on? Siim Rannamäe, väga huvitav mängude areng. See tohtikult, aga käärlöögi mõte tundus ja nüüd siit paremat ääret on võimalus lüüa ja tuleb Tarvale 1-0. Tuleb Tarvale 1-0 ja vajutab sealt otse õhust selle palli võrku. Kes see on meil? See on Jaanus Kaasik. Ja läheb kohe pingi juurde omadega rõõmustama. Kaasikule tuli see pall niimoodi, et oli ta täiesti üksi tagapostis ja sealt vajutas ja seal ei olnud Tammel varianti. Võimalus ja ilusti läti. Ja Laiti läheb ja on võimalus ja on värav vist ja ongi värav. Tarvas lööb värava tagasi kohe siin. Keskele ja nüüd see pall, kas tuleb Margile lõimise? Ei tule. Nüüd tuleb lööb kaugelt, aga ja läheb see sisse. Vaatasin, et saab Tamme kätte, aga läheb sisse posti kõrvale ja Tarvas on mängus uuesti 88. minutil. Lüüakse kaugelt ära ja kas oli see Aunapuu, kes sealt löögile sai lõpuks. Pall on väravas igatahes ja 88. Ei ole veel 90 pluss, ei ole see mäng veel läbi kaugeltki. Tuuab Pärnu ikkagi Tarva tagasi mängu ja nüüd Tarvas läheb kindlasti all in. Ja lööb ilusti peale. Ja väravasse!
otse väravas, hea karistuslöök Sepalt praegu. 1-1 lööb oma hooaja esimese. Ja nüüd on tagapostis. Ja tuleb! Ja on värav! Ja lööb oma hooaja esimese värava Flora valitseva Eesti meistri väravvõrku Aleksei Hlarin ja seis on 1-3. Ja nüüd on 1-1 on seis! Ja oleme näinud siis ära 6 minutiga 2 väravat ja Siim selle... Ja kas on... Siim peaks olema selle värava autor. Ja Siim Juhan Jograf lööb viigi värava 1-1 6. minutil siis. Pall kasti. Nüüd löögi võimalus tekkima siin Tarval ning 1-0 läheb kohtumist juhtima Rakvere Tarvas ning Mario Kuokanen on mees, kes viib koduvõistkonna 57. minutil suurepärase löögiga juhtima. Vastavad siis Vakui ja sealt nüüd tuleb peale löök ja tuleb värav 1-1 ja Tarvas lööb siit viigi. 73 minutit mängitud, kui Rakvere Tarvas viigistab Nõmme Kalju vastu ja Kalju peab jälle nullist alustama. 1 kontra ja sellest Rakvere piisas 15. värav sel hooajal ja näete seda rõõmu.